digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulajad, nimetu digisaade alustab 19. septembril Sombusest Eestimaast. Sügiseni on kohal, aga meil on palju uudiseid koos sügisega, nagu ikka. Ja räägime teile uuest Apple'i nutiseadmete tarkvarast iOS 16, mis on meil käes ja järgi proovitud. Uurime, mis asi on Matter ja miks on oluline meie kodus. Kuidas eSIM-iga telefonide kasutamine muudab kardinaalselt reisimist. Kuidas te saate annetada Eesti riigile väga lihtsalt asja, iseenda kõnet ja ilmselt jääb veel aega rääkida ka sellest, kuidas üks teismeline jällegi häkkis ära maailma miljardifirma ja krüptorahades käib kõva revolutsioon. No nii, meil on siis tänases saates trio, mina olen Hans Lõugas, siis on Henrik Roonemaa ja Meelis Väljamäe meiega. Ja kui eelmise nädala saade läks meil sellise tähe all, et vaatasime, mida riistvara poole pealt Apple oma sügiseses tootereviis näitas, siis tegelikult lõviosa inimeste jaoks suur uudis oli see, mis nende telefonidesse jõudis nüüd natuke hiljem. Uus tarkvara, selleks ei pidanud uut telefoni ostma, olemasoleva iPhone'iga saite siis juba, ilmselt kõik iPhone'i omanikud julgeks loota, meie saate kuulajad küll, on iOS 16 peale pannud. No näiteks ma teen küsitluse kohe, Meelis, sul on vist Android, Henrik, sul on vist iPhone. Ja ma upgrade'isin kogu perekonna ära. iPad'i küll ei saanud, seal on iPad'il on ju selline asi vist, ei mäleta, kas varem on juhtunud, aga see iPadOS 16 ei tulegi välja, vaid tuleb 16.1, et 16 jäetakse vahele, kuna ta ei saanud valmis. Või siis mingi suurema bugi sealt. Ja mingid asjad, ma ei tea ka täpselt, aga midagi neil ei saanud valmis ja siis võeti vastu otsus, et iPadile seda 16 ei tulegi, või tuleb siis kohe 16.1, aga telefonidele tuli. Mina panin selle teema meile sinna saate faili ja ma panin sellepärast, et mina ei mäleta enam, kas me eelmistel aastatel oleme nii väga juttu teinud, et kuidas siis see uus on või mis seal on, aga võt sel aastal ikkagi üle tüki aja ma tabasin ennast kuidagi rõõmustamast selle uue iOS-i üle. Ja ma arvan, et see on nüüd see koht, kus iga asi, millest ma räägin, siis Meelis ütleb, et Androidil oli, Samsungil oli see juba 2012, eks ole, ja Huawei'l oli 2014 ja kõik hiinlased tegid selle asja 2017, et mis siin enam rääkida. Aga ma räägin siis ikkagi iPhone'i omaniku nagu seisukohast, et mis on lahe, on see, et see luku ekraan, kui sa vajutad telefonil lihtsalt ekraani põlema, siis varem see oli iPhone'il sisuliselt tühi, kui välja arvata kuupäev ja kellaaeg. Siis, ja sa nägid, et palju sul akut on ja siis nüüd on Apple siis lahkelt lubanud sinna inimestel panna 2 widgetit. Või võib ka vist rohkem olla, mina panin 2. Rohkemik võib olla. Üks rida, see on aga üks rida, et nii palju kui sinna rea peale mahub neid ikoonikesi, siis ja mis on, see ei ole midagi nagu kuidagi eriti superolulist. Mina panin niimoodi, et vasakul on siis välisilm, et palju sooja on parasjagu ja kas päike paistab või ei paista ja paremale panin siis korraliku pika selle aku, et palju mul akut veel täpselt on ja siis kui mul AirPodsid on ühendatud, siis ta näitab selle akut ka. Ja ma võiks panna vist oma mingit, ma ei tea, päeva jooksul tehtud samme ja Apple nagu fitnessi neid näitajaid. Ja mingid asju oli seal veel, mida saab panna. Ja taustaks on siis, mina panin sellise elusa tapeedi või see live wallpaper vist on selle nimi, kus ta näitab punktikesega minu asukohta planeedil ja ma näen siis parasjagu ka, et kas hästi ilus on see ilus geograafiline selline pilt või ilus vaade ülevalt. Ja ma siis näen, et kus ma olen ja enam-vähem ka, et kas siin päike paistab või pilved on minu pea kohal või just kui ma vaataks ise enda peale nagu kosmosest alla, mis on jumal lahe. Et ja see ei ole nagu suur asi tegelikult, kui nii võtta, eks,
aga see kuidagi, see näeb kuidagi kaasaegsem ja selline, ma ei tea, see rõõmustas mind lihtsalt, et üks tülikoht on saanud funktsiooni. Sest et vaata, varem olid kõikide maailma iPhone'ide esikraanid olid samasugused, pilt või selle erinev, aga selle sama fondiga, see kell oli seal ja kõik, nagu sa ütlesid. Esiteks saab nüüd fonti muuta, sa saad oma isiku pärastada, mis stiiliga mees oled. Kosmiline või klassikaline. Aga mis on huvitavam, mida mina nagu proovisin, on see, et see arvutuslik fotograafia on jõudnud sinna lukuekraanile. Ehk siis võtad pildi mõnest inimesest, oled teinud oma pereliikmest või lähedasest foto. Panete sinna siis selle lukuekraani taustaks. Ma pean ütlema, mina tavaliselt ei kanna seal sükust nii-öelda mingit pilti. Ma olen näinud väga paljudel see on. Nagu tead, mingisugune perepilt rahakoti vahel on siis lukuekraani taust. Siis nüüd jooksu pealt niimoodi on the fly eraldatakse inimesed taustast. Niimoodi, et kellaaeg ripub seal inimese pea taga niimoodi, et sa näed kellaaega, aga et see tekib väga ruumiline efekt. Täiesti mitte praktiline, see ei muuda mitte kuidagi iPhone'i kasutamist, aga efektsem jälle. Kas seal ei ole veel mingi selline efekt ka, et kui sul on seal lukuekraan ees, siis see kellaaeg on seal inimese taga ja kui sul sama pilt läheb sinna always on ekraani peale, seda te pole veel näinud, sest teil ei ole vist uusi telefone, eks ole, siis seal ta liigub tagasi inimese ette. Ehk siis see on ka nagu see sama, näitab seda jõudlust, eks ole, ja seda sellist graafilist tugevust. Ja isegi siin on isegi nagu ei ole mitte selline superilus portree, kus inimene on taustast eraldatud, vaid mul oli suhteliselt hägune mingisugune pilt, kus inimese juuksed lehvivad ja see on päris elutruu. Ma ütlen siia vahele, kui Androidi kasutajad, kui Ennek ütles, kuidas hakkad rääkima, kuidas kõik kasutavad olemas ja paremad, siis tegelikult see nende widgetite kasulikkus või see, kui mõistlikud nad on iOS 16-l, Androidil ei ole need nii head, ehk siis see on nagu päriselt ikkagi Apple on seal ees praegu päris arvestatavalt. Kindlasti kloonitakse varsti järgi. Ma arvan, et see käib kähku aga mis on veel lahe, on see, et neid koduekraane saab olla mitu. Et näiteks tööpäeval mul on mingisugune, eks ole, kus mul on mingid tööpäeva widgetid ja siis ma ei tea, puhkepäeval või õhtupoole ma lihtsalt ühe sõrmeliigutusega sisuliselt saan selle vahetada siis mingisuguse teistsuguse vastu, kus on teine taustapilt ja teised vidinad. Ja ma tegelikult isegi, ma olen nagu võidelnud selle vastu, et see tehnika minu ümber ei ajaks mind nagu liialt närvi, et ma ei taha mingit plönne, eks ole, mingit tohutuid teadaandeid kuskilt ja ma mingis mõttes ka ei tahaks nagu seda, et kui ma teen telefoni lukuekraani lahti, siis esimene asi, mis ma näen, on asjad, mis on tegemata, näiteks to do list, seda on võimalik sinna panna, aga ma ise pigem nagu ei tahaks seda. Vaid ma kogu aeg nagu tunnen järjest, kuidas ma sooviks, et ma saaks kujundada sellest iPhone'ist omamoodi sellise zen koha endale. Ja siin ma ei tea, kas ma peaks katsetama mingite teiste äppidega või peavad veel äpitegijad lihtsalt järele tulema. Aga seal nendes widgetites võiks olla midagi sellist, midagi teistsugust, midagi lahedat või midagi inspireerivat või midagi sellist roosat ja karvast, eks ole, mitte selline, et sul on kiire, tee seda. Ja su jutus on mingi jume ja sellega läheb hästi kokku iPhone 14 arvustus, mida ma lugesin, mille kirjutas Matthew Panzarino, kes on siis TechCrunchi peatoimetaja, kes tõi välja sellise huvitava nüansi, et seni, kui sul on telefon laual, kõik iPhone'id siiamaani on käitunud niimoodi, et ekraan läheb põlema siis, kui sinna, sul on mingi teadaanne, sul läheb pulss üles korraks või sa ehmatad, mingi jama on, eks ole, jah. Ja nüüd jällegi meil siin Eestis veel ei ole neid iPhone 14, aga ta testis ja kasutas ja ütles, et see alguses on väga harjumatu, et see telefonikraan põleb ja sa kogu, kui sa silm libised tast üles, mõtled, kas just tuli mingi sõnum, et kas oli mingisugune märguanne, et see nõuab harjumist, et see kogu aeg telefon ei taha sulle märku anda, vaid niisama ka töötab. See on see, mis me eelmises saates rääkisime. Ja tegelikult see on selle always on ekraani puhul, eks ole. Et seal on seda kurdetakse just, et võrreldes Androidiga on see always on ekraan nagu liiga laib ja liiga ere ja selline, et ma ei kujuta, kui ta akut võtab, aga eks me seda näeme, kui need telefonid käes on, saab päriselt testida, aga selles mõttes just, et ta on nagu selline palju intensiivsem, eks ole, kui Androidi omad on. Kuulge, aga räägime veel iOS 16-st. Ja meil on veel midagi seal, ma jõudsin kuidagi liiga hilja sellele arusaamisele, et saadetud iMessage'ite tagantjärele muutmine on olemas, aga ma proovisin paariga, ma ei leidnud seda kohta, kas seal on mingi selline häda vist, et saad seda teha teatud aja jooksul? Just, mingid sekundid on jah.
ma saadan sulle praegu ühe, kohe räägi sa nii kaua edasi, ma saadan sulle ühe sõnumi, Hans. No saada, vaatame, kas tuleb sõnum või ei tule. See on ka nagu selline asi, et iseenesest kuidagi big deal, aga samas mina ei saa aru, miks ta on big deal, et osad message appid on võimaldanud seda teha päris kaua ja absoluutselt minu kõik nii-öelda tuli rumal sõnum. Jutumärkides professionaalseks kasutamiseks mõeldud appid on seda lasknud ju kogu aeg teha, Skype ja Microsofti Teams ja siuksed mida tööalaselt kasutamiseks mõeldud asjad, eks ole, et seal saanud seda alati saanud teha. Et ja WhatsApp vist, ma ei tea, kas väljas veel ei ole, aga ta lubab, et tuleb, aga teistel on küll paljudel, nii. Enne käib täiega vahele praegu, Apple vedas alt. Mina istun praegu Maci ees, kus on siis tulevad ka need sõnumid ja siis mulle kõigepealt tuli rumal sõnum. Ja selle järel, see rumal sõnum jäi alles, sinna alla tuli kiri edited to väga tark sõnum. Ehk siis see algupärane rumal asi on näha ja on näha ka siis see, mida. Kusjuures see on nagu midagi uut, sest et jah, teistel ju sellist varianti ei ole, et seda algselt ka näitab. Praegu näitab algselt. See on iPhone'is ka näha muide, et kui ma nüüd vaatan ise siit sõnumite alt seda, mis ma sulle saatsin, siis siin on väike sinine selline link edited ehk muudetud. Ja kui ma seda vajutan, siis ma näen neid muutusi. Noh, mis iseenesest on tore, kui ma kirjutan sulle, et kuule, et sa oled mulle võlgu 10 euro, ei mäletad, sa ütled, vastad ja jah. Ja siis ma sellest 10 teen 1000 näiteks, et siis meil on suur tüli majas. Tegelikult jah, teistel ju konkurentidel ei ole seda varianti, nad näitavad seda edited kirja, aga nad ei näita seda, mis varem oli, eks. Et see on tegelikult täitsa huvitav. 15 minutit muide on see aeg, et sa nüüd pead suht kiiresti ümber mõtlema. Kui sa leiad sealt mingi vea, aga ma arvan, see ongi täpselt see, et saadad ära ja mõtled, issand, seal oli mingi viga. See on tagantjärgi kõigile näha, et väga piinlikke sõnumeid ei tasu endiselt saata. Mis me veel oleme leidnud? Hans, jäi sulle veel miskit silma? Ma proovisin seda uut passkey funktsionaalsust, mis on nüüd olema, see on päris lahe. See on see parooli asendamise asi, ma ei ole päris lõpuni aru saanud, mis asi see on, et äkki on paslik praegu rääkida. See on nüüd niimoodi, et ma lähen ühele oma telefoniga ühele veebilehele, kus öeldakse, et palun tee konto. Ja see on mulle väga vastika tüütu ja ma vajutan seda nuppu tee konto, võib-olla see leht küsib mult ühte välja kasutaja nimi. Ma panen oma kasutaja nime ja ma tahan ja midagi muud ei pane sinna oma parooli, ei midagi muud. Vajutan tee konto ja siis telefoni siis peale hüppab, et kas sa soovid selle saidi konto passkey salvestada. Ja kui siis salvestama näotuvastusega või sõrmejälga, mis sul varasti on. Ja pärast, kui ma tahan sinna sisse logida samamoodi, ma lihtsalt hüppab lahti siis selle iPhone'i enda nagu native või loomulik, mitte brauseris olevaid telefoni enda siis parooli või näotuvastus. Ja need taustal siis on sellised paroolid genereeritakse, mida mina ei näe, mis salvestuvad siis sinna keychain'i, toimivad nii telefonis ka siis arvutis ja edasi. Ja põhimõtteliselt kaob ära kogu paroolindus. Konto tegemine tähendab, ma valin kasuta nime ja salvestan selle oma seadmesse ja sünkroniseerin teistesse. Ainukene siis miinus on sellele, et põhimõtteliselt ma ei tea veel ühtegi saiti laialt levinud, mis seda tehnoloogiat kasutaks. Aga nii-öelda kliendi pool, ehk siis meie kasutajate pool on olemas. Ja see ei ole ainult Apple'i asi, eks. See on üle firmade kokku lepitud nagu standard, et seal on ju Google'id ja Microsoftid ja kõik nagu sees, et tundub suht kindel öelda, et see on nagu paroolinduse tulevik. Milline sait on, Hans? Kas see oli sul mingi testisait või? Üks testisait on siuke, et testiks tee konto ja värk. Aga kuna ta on see liit on üle ühe tootja, siis võiks arvata, et ikkagi läheb lendu see standard WebAuthn. Mina proovisin seda foto asja, see on palju lihtsam kui see sinu parooli jutt, aga kui ma teen foto kellestki või millestki, ütleme, ma teen oma koerast foto, koer istub tänaval. Ja siis hoian oma sõrme, ma teen selle foto lahti on ju ja hoian sõrme koera peal. Nagu ma tahaks teksti copy paste'ida, aga hoian selle fotol koera peal, siis iPhone nüüd ise lõikab koera või ükskõik lapse, auto, jalgpalli taustast välja. Ja mulle tekib selline valge taustaga siis pilt, mida ma saan salvestada fotodesse või saata kellelegi või ja see nagu tegelikult, ta põhimõtteliselt töötab nende piltidega, mida mina proovisin, ma sain saata. Aga väga vähe oli neid pilte, kus ta tegelikult ikkagi nagu hästi töötas. Et see välja lõigatud osa oli ikkagi suhteliselt karvane ja mingit tausta paistis sealt kõvasti ikkagi kuidagi läbi ja inimese pea ümber oli ikkagi mingisugune taustasäbru oli näha ja ja kõigele lisaks ma ei saa päris täpselt aru, et
see on nagu lahe funktsioon võib-olla, mida laval nagu demoda, aga mis selle no, praktiline väärtus on, et kui ma teen koerast pildi, no aga võib-olla see on, ma ei tea, ma teen no, näiteks mingist tšekist pildi kuskil laua peal ja tahan sulle saata, on ju, et siis ma hoian sõrme selle. See ka ei häiri nagu mind. Jah, et ma ei tea, ühesõnaga on olemas asi. On olemas, jah. Aga võib-olla sellele leiutatakse mingi geniaalne uus rakendus, ma isegi ei tea. Ja kas oli veel midagi seal sellist olulist? Mis on oluline, tasub ära mainida, need, kes uuendavad iOS 16 peale. Keset iga koduekraani tekib väike nupuke search. Ja, ma ei tea, kas sa panid Hans tähele seda, sulle tekkis sul ka või? Jube vastik, sest searchida saab teatavasti juba aastaid niimoodi, et sa sealt keset ekraani lihtsalt taustalt tõmbad pöidlaga alla ja siis tuleb otsinguaken. Ja mulle tundub, et 99,9% Apple'i kasutajad ilmselt ei tea, et selline asi on võimalik ja Apple seetõttu pani eriti juhmidele kasutajatele pani siis selle search nupu ja nüüd mul on iga jumala koduekraani peal on mingisugune nupp search keset ilusat taustapilti. Ja sellest saab lahti, näed settings ja home screen ja siis seal on mingisugune koht, kus sa saad seda searchi nuppu sisse ja välja lülitada. See on ka settings ja home screen'i all. Et soovitan kõigil teha. Aga rohkem mul ei ole selle iOS 16 kohta vist midagi öelda. Mul ka ei ole. Siuke ta tuli ja sellisega. Ja, see lukuekraan on lahe. Kas või sellepärast tasub uuendada. Ja muide tuli ka koos iOS 16-ga tuli 15.7, kui ma nüüd peast ütlen. Ühesõnaga uuendatud versioon 15-st, kes ei taha minna 16 peale. Aga on mingid eriti olulised turvauuendused ja see tuli ka iPadidele. Nii et iPadid saavad siis 15.7 ja telefonid saavad valida kas 15.7 või 16. Kõik, järgmine teema. Järgmine teema tegelikult me saame sellest tiivustuda esimesest teemast, et iOS 16.1 järgmises väljalaskes peaks olema siis laiem tugi Matteri seadmetele. Ja tegu on jällegi ühe sellise huvitava uuendusega, mis ei ole mingi Apple'i enda tehnoloogia, vaid laiem. Ja ma mäletan, et Meelis, kui me rääkisime sinuga, sa olid IFA-l ja rääkisid seal, su jutust käis läbi sõna Matter. Ja. Tee kõigepealt selgeks, mis see Matter üldse on? Matter on protokoll. Nii lihtne see ongi, tegelikult see nagu kolmesõnaline seletus, mis mitte midagi ütleks. Et tegelikult on Matter siis see maagiline kaste, mis peaks kõik erinevate tootjate nutikoduseadmed omavahel suhtlema panema. Ehk siis kui siiamaani oli see, et kui see oli asi, mis töötas Apple HomeKitiga või Samsungi SmartThingsiga, SmartThings on üsna lahtine tegelikult või mingi 3.-4. asjaga, siis nad omavahel ei tahtnud suhelda ja inimeste jaoks on hästi keeruline, sest et nutikoduseadmeid on päris palju ja mõned on kodavad ja mõned on kallid ja mitte keegi ei tea, mida valida ja siis kui sa valid ühe asja, sa vaatad, et mulle tegelikult meeldib see teine asi ka ja siis ma ostan need, siis tuleb välja, nad omavahel ei räägi, eks ole, ja see on üsna tüütu ja keeruline ja tegelikult väga frustreerub ja sellepärast suuremad tootjad on aru saanud, et see ei saa kaua kesta, et alguses oli küll kõigil soov, eriti suurematel tegijatele, et teeme ise ja küll siis kõik kliendid meie paati hüppavad, et Apple HomeKitiga mõtles seda, eks ole, ja Google on seda mõelnud ja ilmselt Amazon on seda mõelnud, küll me seda turu ära võidame. Keegi tegelikult ei ole võitnud ja kõigil on nüüd see probleem, et nad ikkagi omavahel ei suhtle ja siis ongi nüüd sellised suured tootjad nii-öelda leivad ühte kappi pannud, ehk siis teinud ühise standardi või nad tegelevad selle tegemisega praegu, veel väljas ei ole, see aasta lõpuks võiks tulla. Et ongi, lootus on see, et see saab olema nagu ikkagi korralik asi, sest et seal on taga nii Apple kui Google, kui Microsoft, kui Samsung, kui Amazon, kõik väiksemad tegijad seal juures, eks ole, nii et mis see siis näiteks, kas sa kujutad ette, mida see praktikas tähendab? Praktikas ma võin sulle ühe praktilise näite. Mis minul oli endal probleemiks, et mul on siin näiteks köögi tasapinna peal on IKEA nuti need lambid, eks ole, mis on siis see tasapinna valgustid ja mõned veel ja siis mul on mõned Xiaomi asjad ja Xiaomil ma proovisin ka seda nii-öelda haabi või seda, mis neid asju juhib ja kuigi mõlemad on Zigbee platvormi peal, mis on siis see nii-öelda standard, siis nad tegelikult üksteist ei näe. Ja see on just see asi, mida Matter peaks nagu ära lõpetama, et nad näevad üksteist ja saab üksteisega suhelda ja
nii antud juhul nii IKEA kui Xiaomi on lubanud, et Matteri toe toovad, eks oma seadmetesse. IKEA-l tuleb isegi lausa uus haab selle toega välja ja siin ongi küsimus, et mis asjad saavad toetatud, mis asjad ei saa toetatud, tegelikult sõltub siis sellest, et kui uus su seade on ja milliseid füüsilist raadiot ta sees omab, eks ole, Bluetooth, Wi-Fi, Fred, et Matter tegelikult töötab Fredi peal, aga kaval nipp, kuidas nüüd seda asja omavahel rääkima panna on siis tootjad on mõelnud sellise asja nagu Matter Border Router, mis on siis üks seade, mis tõlgib siis erinevate protokollide infot üksteisega ja tegelikult see võib olla ükskõik mis asi, eks ole, et see ei pea enam olema spetsiaalne haab nagu vanasti nutikodul oli, ta võib olla, ma ei tea, telekas, eks ole, või mingisugune lamp, eks ole, et lihtsalt tal on see raadio seal sees ja päris paljud olemasolevad asjad saab konvertida siis tarkvara uuenduse tulevikuseks border routeriks. Border routeri ainus nõue on see, et ta peab olema pidevalt vooluvõrgus, ehk siis ta ei saa olla aku peal töötav asi, seda pidevalt tõlkima, eks ole, mingeid asju. Ehk siis kui sul on mingisugune nutikodu vidin, mis on piisavalt tark ja on vooluvõrgus, võib juhtuda, et sa saadki sellega tulevikus juhtida erinevate tootjate seadmeid, eks ole, et noh, pikk jutt ja keeruline jutt, aga lõpptulemus see peaks olema see, et ta teeb nutikodu paigaldamise kõvasti lihtsamaks. Ja kas ta teeb ka nagu selles mõttes sõltumatuks, et vahet ei ole, nagu sa ütlesid, Xiaomi või IKEA. Jah, siis on lihtsalt see, et sa pead vaatama seda, et seal on mõningad nüansid, eks ole, et see praegu esimene versioon Matteri, mis tuleb, on see on hästi lihtne, et seal on see, et sisse-välja lülitus, eks ole, ja võib-olla mingisugune heleduse reguleerimine, siuksed asjad. Ta ei toeta turvakaameraid esialgu ja ta ei toeta keerukumaid operatsioone, kui sa tahad seal mingisuguseid protokolle või mingeid asju teha, siis selleks pead minema ikka selle seadme äppi, eks ole, aga mitte ongi selles, et saad nagu lihtsamaid operatsioone juhtida. Sisse-välja lülitada. Just, ja mida iganes, eks ole, et ei ole seda probleemi ja Yves näitas, Yves, kes on siiamaani olnud Apple'i partner ja teinud ainult siis HomeKitiga asju näitas, kuidas nii Alexa kui Google seadmete pealt sai nende vidinaid juhtida ja ükskõik kellega sa rääkisin, ma rääkisin Easewiziga, ma rääkisin Arloga ja TP-Linkiga ja kõik nad ütlesid jah, et kõik küsivad selle kohta ja kõik me kõik nagu tahame seda teha, eks ole, ja Eve'il näiteks oli, kogu putka oli Matteri klepekaid täis, iga võimalik pind. Nii et kõik nad ütlesid, et jah, me väga aktiivselt töötame selle kallal ja loomulikult meie seadmed uuendaks selle peale ära, nii et vähemalt uuemad seadmed. Kas see tähendab, Meelis, et need igasugused muud nutikodu standardid, mingis mõttes ka Apple'i HomeKit on ju selline standard, et need nagu kaovad ära või see Matter ehitatakse sinna kuidagi peale, ta on igal tootjal jälle natuke erinev või kui palju me julgeme nagu loota sellest? Et ta ehitatakse sinna peale ja tegelikult miks nad on seda 3 aastat teinud ja miks need esimesed versioonid tulevad ikkagi siuksed väga lihtsad või vähese funktsionaalsusega ongi see, et nad tahavad garanteerida punkt 1, et asjad kõik tegelikult ka töötaksid, et ei oleks seda, et ostan kirjas Matteri support'id ja tegelikult ei töötaks sulle, et see oleks nagu raudkindel ja teine asi ongi siis see, et ka sellised firmad, kellel ei ole võib-olla väga palju seda arendusvõimekust endale, et need siis Google, Amazon, Samsung ja Apple teevad ise apid, mille integreerimine oleks nagu tootjale lihtne, eks ole. Et nad ei peaks väga palju vaeva nägema sellega ja midagi seda ära lõhkuma. Ja nutikodu vaata üks suuremaid probleeme on need tarkvara uuendused, eks, et kui sa kord mingisugused pagana lambid või pirnid endale kuhugi kruvid, siis mina ja sina ja Hans, me oleme hullud, me oleme imelikud on ju, me käime vaatame, et äkki on uuendusi ja äkki on mingi turvaauk ja ma vean kihla, enamus inimesi ei taha midagi sellest kõigest teada ja siis meil on kodud mingid auklikke seadmeid täis. Isegi meie jaoks on see, et kui sul on IKEA lamp, mille tuleb kriitiline turvauuendus selleks, et seda installida pead sa lülitama 6 korda sisse, sa ootama 3 sekundit 18 korda välja, eks ole, et see nagu see asi on nii keeruliseks tehtud, et see on nagu isegi meile keeruline. Aga kas Matter seda nagu kuidagi seda küsimust ka nagu peaks lahendama huvitav, tekib mingi keskne tark turvauuenduste. Ma tegelikult kahjuks ei usu seda, et ma arvan, et nii ei ole jah, et iga firma peab vist, ilmselt nad panevad sinna paika mingisugused reeglid, ma tean seda, et Matter 1 reegel on see, et kõik ühendused peavad olema krüpteeritud, eks ole, mitte ühtegi asja ei tohi olla nagu avalikult. Et see on nagu, ja mingid teised asjad on siuksed veel, aga kindlasti mingid asjad jäetakse tootjate enda õlule ka. Aga kas tavatarbija nüüd peale selle, et me kuskilt karbi pealt seda Matteri logo nagu vaatame või ma mõtlen, et mis on see, mida me ise nagu tarbijatena saaks ja peaks üldse nagu tegema, kas me peame ka midagi uut ostma või see on ju lihtsalt. Esimese asjad on pigem see, et vaatame tuntud asjade või selles tuntud tootjate selliseid paremaid ja uuemaid tooteid, need ilmselt hakkavad kindlasti toetama. Jätkuvalt tasub vältida AliExpressist, kust iganes ostetud tundmatud Hiina nutikodu seadmeid, nagu me oleme varemgi rääkinud. Aga
jah, selles mõttes ilmselt ega me kindlad olla ei saa seni, kui me lõpuks ikka ostame toote, mille karbi peal on see Mädari logo. Ja tegelikult eks seda näitab ka ju praegune hetk, kus ega väga palju uusi nutikoduseadmeid välja ei tule. Ja ma arvan, et see ongi selle pärast, et kõik ootavad seda, et see protokoll nagu saaks ja kõik saaks oma karbi peale see logo panna, eks ole. Aga ma mõtlen lihtsalt, et meie tarbijatena nagu meil ikkagi jääb lihtsalt istuda üle istuda ja oodata, eks. Just, me ei ja saa loota, et need, mis meil kuidagi olemas valmistuda selle Mädari tulekuks. Täpselt, ega väga ei saa jah, aga saamegi sellega, et võib-olla kas siis tasub see nutikodu asja ost natuke edasi lükata või siis vaadata selline toode, mis ülimalt tõenäoliselt seda ikkagi toetama hakkab, sest et kui sa võtad ikkagi sellise, tegelikult Mädaril on koduleht ja seal on olemas tootjate nimekiri, kes on seal nagu liikmed ja kelle tooted hakkavad toetama, eks ole, aga jah, kui sa võtad nagu suurema tootja, tuntuma toote, siis ilmselt ei ole probleemi. Jaa, aga ma arvan, et see mõte, et seda nutikodu asja, ütleme mingi elektripirni võid nagu osta, aga ma mingit sellist suuremat projekti ikkagi praegu igaks juhuks ette ei võtaks. Ja, et minul on samamoodi näiteks, samamoodi, et üks näide sellest, et mida saab teha, mida ei saa teha, mida ka tulevikus ei saa teha, minul on ka paar, kui me räägime energia tarbimisest ja kokkuhoiust, paar LED-Vance'i, kes vannast vist oli Osram, nutipesa, mis siis lülitavad mul seadmeid sisse välja vastavalt ajastusele või telefonist, eks ole, ja ühtes näitavad ka nende asjade voolukulu. Siis see on teada, et selliste asjade puhul ka praegu saab läbi Google Home'i näiteks neid sisse välja lülitada. Aga ma ei näe üheski teises asjas seda voolukulu ainult see LED-Vance enda äpis, eks ole, ilmselt saab ka Mädariga samamoodi, et ka üle HomeKiti või üle Amazoni ma saan neid vist kui sisse välja lülitada, võib-olla isegi panna timerit, aga kindlasti ma ei hakka nägema seal seda energia tarbimist. No selge, ma arvan, et jääme siis ootama, et mõnes mõttes on see ikkagi sõõm värsket õhku, et me oleme 10 aastat või rohkem elanud läbi seda interneti revolutsiooni, eks, kus jube palju kihvte uusi teenuseid on tulnud, aga ükski teenus ei räägi teisega. Ja valdav osa nendest teenustest, mis olid avatud standardid ja mis rääkisid teineteisega, on suhteliselt ära tapetud, eks, nagu Google, sisuliselt Google tappis RSS-i vähemasti sellisele uudiste tarbimiskujul ja igaüks teeb mingisugust oma värki ja keegi ei taha kellegagi rääkida, eks, ja minu Apple'i, minu Siri ei räägi sinu Alexaga, eks, nad ei saa aru teineteisest, et see, kui need suured midagi koos teevad, meil on tegelikult isegi, me just rääkisime ju sellest Baski asjast, et jälle suured teevad koos, et lausa 2 suurt projekti juba siin mulle tundub, et see selgrooga selle kohalt murtud on aru on saadud, et kõik asja ei saa üksi teha, mingid asja saab, mingid asja ei saa, eks ole. Et kui tarbija pettub, siis pettub ta kõigis, eks ole, see on kõigi jaoks halb. Ja tegelikult kolmas asi, mis see Mädari pool juurde tuua kiirelt on see, et tegelikult mul tulles nimi meelde, aga ka suured kodumasina tootjad üritavad sama asja teha, et siin Samsung, LG, Haier, Pekko, seal on veel teisi suuri tootjad, ma tean, et keda ei ole, seal on Bosch, kellel on see oma mingi Home Connect süsteem, aga ühesõnaga, et ka nemad üritavad teha sama asja, et vahet pole, kelle oma sa kasutanud omavahel rääkida oskavad, kui sul on, ma ei tea, LG pesumasin ja Samsungi kuivati, siis üks saab aru, et et programm lõppes ja saab edasi saata, et kuule, et ma pesin niimoodi, et kuivata sina nüüd selliste seadetega, eks ole, et see peaks nagu ka olema, praegu see töötab ainult sama firma toodete vahel, eks ole, aga siis see ühilduvuse suunas nad liiguvad samuti. No jumal tänatud, parem hilja kui mitte kunagi. Just, tore, küll tuleb see tõotatud maa üks kord. Vaatame edasi ja Henrik, ma saan aru, et sul on ka nüüd muljeid eSIM-iga telefoniga reisides. Ja ma tahtsin lihtsalt kiiresti ära märkida, see ei ole mingi uudis mitte kuidagi, aga sina rääkisid meile kunagi esimest korda siin saates, ma ei mäleta, kus sa käisid, oli see USAs või kuskil mujal, et sina mingisugusest .comist tellisid endale kohaliku eSIM-i telefoni ja siis minul oli kevadel, kus me käisime, Omaanis. Ja seal ma ei tulnud selle peale, et ma elasin nagu väga kalli või ma ei tulnud vähemasti alguses selle peale, et ma elasin väga kalli gigabaidi hinnaga ja siis, kui ma seda kasutama hakkasin, siis ma sain aru, et see on põhimõtteliselt nagu viimaste aastate parim mobiiliteenus peaaegu, Smart ID-ga nagu võrreldava tähtsusega ma ütleks, et sa mõtled seda, et eSIM-iga endale võtta kohalik SIM või mingisugune? Jaa, andmeside, et meil on tegelikult on ju ka palju selliseid riike, kus inimestele meeldib reisida ja kus ei ole mingit nagu Euroopa Liidu andmesidet, eks tegelikult ma ei tea, kuidas, ma pole nüüd tutvunud, pole ammu käinud ka, et mis on Suurbritannia pakettides Eesti mobiilioperaatorite jaoks,
aga Šveits näiteks, kus ma hiljuti käisin, oli kallis. Noh, inimesed käivad selle samas Araabia maades käivad, Egiptuses käivad, Marokos käivad, USAs käivad, eks. Rääkimata kaugematest riikidest ja siis Euroopa Liidu andmeside sind nagu väga ei aita. Pluss sul on mingid Euroopa Liidu gigabaidid tõenäoliselt sinu paketis. Aga võib juhtuda, et sul on neid väga palju vaja. Võib-olla sulle sellest mõnest gigabaidist ei piisa, eriti välismaal. Eks ole, fotod, videod, mingid Waze'id, noh, veebis surfamine, mis restorani me lähme, kus hotell on, noh, seda kogu aeg kulub. Ja mina olen nüüd isegi võtnud Euroopas lihtsalt, kui vähegi pikem nagu olek. Noh, võib-olla kuni nädala saab hakkama, aga see protsess on ülilihtne. See on, ja neid pakkujaid on palju. Mina kasutasin, on selline Hispaania oma nagu Olafly, mida ma olen kasutanud, siis see sinu soovitatud Airalo. Just Airalo ja see, jah. Ma ei tea, minu meelest need on 10 kaupa, need on kõik ühesugused. Küsiks paar küsimust siia, kuna ma ise pole kasutanud seda. Palun, ruumingut. Esimene oligi see, mille sa ära vastasid, kas see vahetamine on lihtne, et ma saan aru, et on lihtne. No näiteks Airalo kogemus. Eestis on see päris keeruliseks, nii et ma räägin, kuidas see käib. See käib niimoodi, et sa kõigepealt lähed guugeldad, et eSIM, ma ei tea, Marokko Unlimited või 10 giga, no midagi guugeldad, eks. Siis on mingid võrdlussaidid isegi tekkinud ja siis sa lähed valid ühe pakkuja. Ja need pakkujaid on tegelikult, nad on sellised, et neil on väga paljudes maailma riikides on need eSIM-id võimalikud. See sama Olafly, see sama Airalo, sa lähed nende kodulehele ja ütled, et võt, ma olen nüüd siin Marokos, ma ei tea, Hispaanias 6 aega, tahan saada 10 giga või Unlimited. Nad annavad sulle hinna, maksad ära oma krediitkaardiga, noh nagu iga asja eest internetis makstakse ja siis saad vastu QR-koodi. Just. Ja siis selle QR-koodi, mina olen ainult iPhone'iga kasutanud, ma nüüd Androidi ei tea, aga suunad siis oma telefoni kaamera sinna QR-ile, näiteks see on sul arvuti ekraanil ja siis põhimõtteliselt juba tekibki küsimus, et kas sa soovid lisada data plan'i, tööjõuistujääde data plan ja siis ütled jah. Ja põhimõtteliselt sul on telefonis siis 2 SIM-i on ju, et Eesti oma jääb tööle ja kohalike töötab. Ei, need on paralleelsed. Ei, ma saan aru, minu küsimus on see, et minul on näiteks Eestis oli see mure, et no, mul on võib-olla teistsugune probleem, mul on kogu aeg 2 SIM-i. Mul ongi dual SIM ja minul oli see, et ma testisin, see oli eelmine aasta, kui ma testisin Samsungi Flip 3, mis on siis see point-of telefon, millel on samamoodi nagu iPhone'il, eks ole, et kui tavaliselt Samsungi telefonidel on 2 füüsilist SIM-i pesa ja sellel on füüsiline SIM eSIM nagu iPhone'ilgi. Ja siis mul ongi isiklik SIM oli siis füüsiline SIM ja tööSIM Telia oma, ma siis vahetasin eSIM-i vastu, sain oma QR-koodi ja nüüd juhtub see asi, et kui ma nüüd tahan vahetada telefoni tagasi, siis ma ei saa aru, mis põhjusel ei saa kasutada sama QR-koodi teises telefonis, ma lähen skännin uuesti, mul on see teises telefonis number, ma pean taotlema Telialt omale uue QR-koodi, mis mingi hetkel tuleb, et see on nagu minu arust tehtud nagu jaburalt keeruliseks ja tüütuks ja lõpuks ma loobusingi, läksin võtsin endale füüsilise SIM-i uuesti. Oota, mis asi on keeruline, et sa saad ühte eSIM-i, tahad 2 erinevast füüsilisse telefoni saada? Ei, ma tahan nagu vahetada sama eSIM-i teise telefoni, samamoodi nagu praegu tõstan SIM-kaardi teise telefoni. Ma tahan seda sama eSIM-i või sama QR-koodi kasutada teises telefonis. Seda see probleemi ei lahenda jah, sest see on ikkagi mõeldud, sul on üks füüsiline telefon, kus sa vahetad SIM-e. Mitte, et sa vahetad eri füüsilistest telefonidest, selle jaoks on vana hea plastik SIM ikkagi, kus on kiirust tõsta. Aga see ongi, et siis see nagu põhimõtteliselt muudab osaliselt mõttetuks selle teenuseks. See on keerulisemaks kui see on väga lihtne sellepärast, et eSIM-i vahetus telefonis on kiirem kui füüsilise SIM-i vahetus. Ma saan aru, aga eSIM-i tegemine, ma selleks minema, mul on see QR-kood olemas, miks ma pean uuesti minema operaatorile sisse logima, taotlema uut, ootama, kuni mulle meili peal tuleb see ekraanil no, ilmselt sellepärast, et keegi teine seda sama QR-koodi üle. Ma tean, et tegelikult Apple on nüüd tegeleb sellega aktiivselt, et neil on loodud mingisugune protokoll, mis võimaldab siis nii-öelda kloonida uude telefoni, kui sa upgrade'id teise uue iPhone'i peale ja seda eSIM-i ka automaatselt üle. Et kõik operaatorid sa ei toeta, kimse USAs on see nüüd tööle saadud, sest et seal ju ainult eSIM ongi uutel iPhone'idel, eks. Teine küsimus mul Endekul tegelikult oli see, et hinnavahe, et kas see hind, mis eSIM-iga selle datale tuleb, on siis nendes riikides, kus sina oled proovinud sama või odavam kui füüsilise SIM-iga, sest ma täna just vaatasin ühte videot Lewis Histengeri ehk siis Unbox Therapy
oma, kus ta ütles näiteks Indiasse vahe võib olla kuni 10 korda on e-SIM-i teenuste pakkujate hinnad kallimad kui füüsilise SIM-i puhul. No see on täitsa võimalik, ma ei tea, sest et minul on see reisidel see nagu füüsilise SIM-i ostmine on alati jäänud selle taha, et no kes see viitsib. Ma pean minema võõras kohas, mingit kioski otsima, mingi tüübiga seal arutama midagi. Kolmas küsimus oli mul veel, mis tuli sellega meelde, et päris paljudes riikides on ju see, et SIM-i ostmisel tahetakse dokumenti, aadressi registreerimist ja asju, et kas e-SIM-i puhul see asi on kõik nagu nüüd siis nagu pole vaja või? Dokumente ma pole küll pidanud kellelegi näitama, aga vist oma nime ja telefoni nime ja emaili aadressi, noh konto pead looma on ju, aga ma küll ei mäleta mingit dokumenti. Saksamaal oli vahepeal ju lausa niimoodi, et sa pidid olema Saksa elanik ja sa pidid valetama endale aadressiks hotelli aadressi või mingi sellise asja, eks. Nüüd on nad läinud nagu nii kaugel ikkagi, et kui sa oled Euroopa Liidu kodanik, siis sulle antakse. See on muidu huvitav jah, mugavusteenus. Et ma mäletan ka, kui ma sattusin reisima Brasiiliasse, kus on väga range see kontroll ja passiga sa ei osta SIM-kaardi tõesti kioskist. See registreeriti ära, et nende e-SIM-i kui valitsus tahab andmeid saada, iga IP aadressil on küljes siis inimese nimi, dokumendiga nimi. Et see on selle riigi poliitika on ja seal internetivabadusega vähe teised lood. Et ilmselt e-SIM-i teenusepakkuja vahendab valitsusele ikkagi mingisuguseid andmeid, sellepärast et ta ei saa regulatsioonidest mööda hiilda sellega. Aga noh, ikkagi on see teenus selle võrra kiirem ja mugavam. Kui see teenus hästi töötaks, oleks ju väga suurepärane teenus. Ei, ta töötabki hästi, mina olen näiteks, ma olengi hetkel Hispaaniaseks, võtsin kuu lõpuni 10 gigabaiti, maksin vist 17 € selle eest, noh selline ühekordne ost. Või oli, ma ei mäleta, mingi selline summa ja unlimited oli äkki 27, ühesõnaga suurusjärgud on sellised. Ja ma sain selle minutiga aktiveeritud on ja ma ei pidanud otsima minema mingit hispaanlast mingis kioskis ja küsima, ma olen Movistari võrgus ja kõik lippab, ainuke asi, mis on huvitav minu meelest, ma ei tea, kas teistes riikides ka, aga siin Hispaanias ma ei saa numbrit, ma ei saa telefoni numbrit. Aga see ongi ju andmeside pakett ainult sul. Jah, just, jah, et sa ei saa helistada nagu kohalike kõnesid, inimesed ei saa sulle helistada. Et see on tavalise SIM-iga sa ikkagi saad numbri ka, ma eeldan, et see on lihtsalt see prepaid või nagu. Tegelikult alguses ju, jah, et tegelikult Eestis või see primaarse e-SIM-iga saab ikkagi ka telefoninumbri, aga e-SIM kui selline tuli ju alguses just datateenusena, eks ole, iPadil ja Apple Watchil, kus Apple Watchil vist on number, ikka on datateenuseks läinud on ju, põhimõtteliselt. Et number on ju virtuaalne sel juhul, eks, et noh, kui sa saad kui Apple Watchi pead helistada, aga sul on ta seotud ikkagi sinu põhinumbriga nagu. Ja, seda küll. Ehk siis selles mõttes jah, et see on ka ikkagi ka nende peal, mis olid algsed need e-SIM-i seadmed, tahvlid ja kellad, eks ole, nendel ongi see ka puhas datateenus. Ja, aga igatahes ma olen nõus, et tõenäoliselt on väga võimalik, et mingisugune nagu prepaid või et kõnekaardi füüsiline SIM on odavam. Okay. Ja ta kaob ära ka lõpuks, aga ma mõtlen, et kui sa nagu lähedki 8 kuuks Indiasse umbes või midagi sellist, et ma arvan, et see on odavam, ma ei tea, kui palju ta odavam on, võib-olla ei ole, aga no lihtsalt see mugavus, et sa laekud kuhugi on ju ja sul on minutiga sisuliselt on telefoni SIM ja see töötab, noh see on väga nagu hea, sul on reisil niikuinii 100 asja, millele sa pead mõtlema, eks ja see on väga mugav teenus. Julgen soovitada, aga ja edasi ma ei teagi, mis nendest saab, et ega mul siin ju midagi nagu tagasi vahetada ei ole, et noh, kui see SIM kaotab kehtivuse, siis ta on lihtsalt prügi on ju. Jah, sa saad nii-öelda hoida oma telefonis nagu piirangut üle mitu e-SIM-i, aga üks saab olla aktiivne ainult korraga. Nii et selles mõttes noh, et ta ei. Ja sellega ma olen nõus, et see aktiveerimine hästi lihtsaks tehtud, ma olen seda proovinud nii iPhone'il kui Samsungil ja mõlemal ta töötab nagu üsna sujuvalt. Mis on küll nõuab vähemasti iPhone'il ikkagi natukene sebimist, on see hilisem konfigureerimine, et mis liin on siis mille jaoks, et kust ma kõnesid teen on ju, kust hakkavad liikuma iMessage'id, kas Eesti SIM võib ka andmesidet pidada, ei, lülitame selle välja on ju, see ei tohi ja nii edasi, et seal mingid sellised kohti on, mida tuleb teada ja ma näiteks avastasin, et mingil põhjusel minu telefon tahtis hakata helistama selle Hispaania e-SIM-iga, kus ei ole isegi numbrit ja mis oli veel huvitav, pidin siin Swedbanki kõne järjekorras olema ja seal nad võimaldavad sind ju telefoni teel tuvastada. Et kui see inimene seal Swedbankis kõne vastu võtab, sa oled juba Smart-ID-ga sisse loginud kõne käigus, sa pead toksima oma kasutajatunnused. Siis kuna mul oli Eesti numbriga oli data välja lülitatud, aga kõne käis Eesti numbri pealt, siis oligi data väljas, et see Hispaania SIM
ei suutnud samal ajal datat teha, kui Eesti SIM-iga oli kõne. Ehk et Smart ID ei töötanud. Ja ma ei saanud ennast telefoni teel autentida. Noh, sain mobiil-ID-ga, sest SMS, see käib SMS-iga. Ja see töötas ka, see oli selline huvitav avastus. Aga ühesõnaga muidu, kes reisib kuhugi, kas pikemalt või kaugemale, kus on kallid hinnad, siis. No ja üks väike nüanss on veel, mida tuleb arvestada, võib-olla mõnel on sellised vajadused, et kus võrgus sa nagu paistad virtuaalselt, siis näiteks Airalo teenusel oled Ameerika andmeside võrgus, aga su IP aadress on teises riigis tegelikult. Ehk siis see oli, kui ma õigesti mäletan, Poola IP aadress, sellepärast et see, kas see Airalo ise või kuidagi on siis registreeritud Poolasse. Aga see ei mõjutanud kuidagi interneti kvaliteeti, aga lihtsalt kui sa lähed mõnele lehele, mis vaatab IP aadressi järgi, et kas sa oled siit või oled sa välismaine kasutaja, siis võivad piirangud tulla, et ma ei tea, kuidas sul näiteks selle teenuse pakkujaga see IP aadress on. Aga kui ta nagu silma ei torka igapäevaselt veebi kasutades, siis ta ilmselt ei sega. Ja ma enamus aega niikuinii olen kusagil VPN-is, sest see on sisse ununenud mingil mis iganes põhjusel. Ja see on hea kiire, ma ei ole ammu mõelnud selliste küsimuste peale. No vot, ma tahaks ära mainida veel ühe väikse uudisnupu, mis mul silma jäi, väga huvitav viis. Annetada Eesti riigile, kõigil on nüüd võimalus annetada seda, mida meil on siin väga palju, väga palju. Ja see on siis kõne. Nimelt on selline, meie saates on seda palju. Meie saates on väga palju, jah. No, tervelt tund aega on. meie oma saadet annetame ka muidugi, et palun võtke ainult, me lubame. Aga annetakonet.ee on selline projekt, kus sa saad minna veebilehele, saad hakata annetama lihtsalt. Näiteks siis seal on teemade kaupa, võtame mingisuguse, ma ei tea, kultuur ja vaba aeg, sport, elu Eestis ja nii edasi. Võtad ühe lahti, sul antakse jutupunktid või küsimused. No näiteks räägi sinu viimane kino või teatrielamus, Eesti kultuuri mingid tähtsad tegelased. Siis vajutad all nuppu veebilehel ja hakkad rääkima, nõustudes andmekaitse tingimustega. Ja iva on siis selles, et tegu on siis sellise andmete kogumisega, mis transkribeeritakse, pannakse kirja tekstiks ja siis selle abil tehakse siis Eesti kõnetehnoloogiat paremaks. Teadustöö ja erinevate lahenduste arendamiseks, mis siis aitaks teha automaatselt teksti kõneks ja kõnetekstiks. Et noh, kes tahab lobiseda, võib-olla saate sõbraga kokku, võtate kõrvalt lahti, annete kõnet ja panete selle käima. Võib-olla kui see läheb sellesse teemasse, mis on ette antud Eesti kultuur, siis saate olla ka Eesti kõnetehnoloogiale kasulik. Muide kokku on, me salvestame siin reede õhtul, hilisõhtul seda saadet, siis praeguseks on annetatud 21 tundi ja 11 minutit. Aga siin tuleb, see on päris naljakas, see on natuke nagu koolikirjand, et see ei ole nagu jah tõesti mitte, et ma lihtsalt mulisen midagi, vaid siin on ikkagi teemad. Näiteks siin on teema loodus ja keskkond, võid valida. Annetades kõnet räägi kaasa sellel lehel toodud teemal. Milline on sinu suhe loodusega? Kuidas kliima soojenemine hakkab meie elu mõjutama? Kuidas motiveerida inimesi rohkem ühistranspordiga liikuma ja nii edasi? Et see on ikkagi eesmärgistatud, et lihtsalt tühja juttu ei saa ajada. Mis parem mõtlema, ei tea, kas nad nagu kaevandavad sellest kõnest ka ideid, vaat see oleks järgmine. Ja just, ja teevad ka hääle tuvastust, no tõenäoliselt on seal andmekaitse tingimused. Aga IT teemad on ka, me räägime siin, et kuidas saaks Eesti riik läbi IT lahenduste oma kodanike elu paremaks muuta, kas Eesti tiiger on magama jäänud, millised digiteenused vajavad parandamist ja nii edasi. Ja, nii et minge proovige, kellel on vähe huvi katsetada. Tulemast üksikuna tahaks, või siis näiteks ka inimesed, kes muidu, ma ei tea, käivad, kommenteerivad kuskil anonüümselt või helistavad nendesse raadiosaadetesse. Jah, helistage sinna parem. Valige sinna peale, rääkige masinale. See on midagi kasu ka sellest teie jauramisest. Ja saate ise südamelt ära ja masin kuulab tänulikult. Ja seal on muide huvitav nüanss ka, et see ei ole probleem, kui te ei räägi sellist keelt nagu Margus Saar ETV-s. Sellepärast, et kõik murdekeeled ja variandid on ka toetatud. Ehk ma proovisin, lugesin kõne sisse ja siis ma sain märkida ära, et kas mina räägin mingis murdes või mitte. Mis on tegelikult väga oluline, kui Siri hakkab aru saama, et näed, see on nüüd siis Saare murrak või see on Võru murrak ja oskab vastata isegi, et see on päris äge oleks. Sa proovisid ise teha erinevaid murrakuid? Ei, ma tegin puhast seda vanilla eesti keelt. Niisiis. Ma arvan, et saate lõppu
mis on päris huvitav asi sellest nädalast, mis jäi silma turvauudised Uberi maailmast on nagu ikkagi mingi 94. aastal üks film oli Hackers, kus ühed poolteismelised murdsid sisse ja tegid igasugu pulli ja mulle tundub, et selle filmi mingi taaskehastus on toimunud, sest et üks 18-aastane häkker tegi Uberiga kõike, mida võis teha, ehk siis sai ligi sisevõrku, postitas Slackis töötajatele sõnumeid, tere, ma olen häkker, ma häkkisin Uberi ära. Google Workspace kontod, Amazoni teenused, kõikjale sai sisse ja lubas isegi avaldada siis äpi lähtekoodi. See on iseenesest, ühtepidi on nagu loogiline, et enamus häkkerid ongi teismelised või väga noored, eks ole sellised, aga mis on põnev või teist kummaline on see, et selline firma nagu Uber, kellel on olnud omajagu probleeme ja samas neil on nagu omajagu raha, nii et nad võiksid oma turvalisust, võiks eeldada, et neil turvalisus on parem. Muidugi tõenäoline on nii, et seal võis olla jällegi mingi social engineering või mingi selline lähenemine. Sa oled õigel teel, sest et see väidetav 18-aastane just ühe ajakirjanikuga suhtles ja ütleski, et tal õnnestus siis välja petta ühe administraatori käest parool, saada ligi sisevõrku ja siis leidis juba need edasised võtmed kõikide teiste teenusteni. Tegelikult see on ka nagu selline väga suur turvaauk ikkagi, et kui sul on üks inimene, siis ühel inimesel peaks olema üksi ligipääsu kriitilistele kohtadele, eks ole, et ükskõik mis taseme nagu töötajas on. Ta vist ei olnud nii, et päris selle ühe kontoga ta ei saanud, aga seal oli mitu lohakust järjest, et esimene lohakus oli see, et üks inimene andis oma siis konto ju siis osava sellise pettuse peale ja teiseks siis ta leidis veel teise lohakuse, et kuskil ühes skriptis olid jäänud laokile kellegi paroolid, mis andsid siis selle ligipääsu kõigile teiste teenusteni. Nii et täielik selle kohta on inglise keeles roputussõnad ainult Uberi jaoks, kuidas, et selline nii siruli on ja aga ma ei tea, ei oska nagu kaasa ka tunde, kui on nii kehvasti. Ma ei tea, kas siit kehtib see moraal, et kui teil on Uberi konto, siis kui teil on seal mingid, seal vist ei ole salasõna, see on telefoninumber, mille alusel eks sind autentitakse, nii et seal ei saa midagi muuta ka. Vist oli ju salasõna ka, ma mäletan, aga number on küll jah. Et ühesõnaga, et kui on midagi muud vahetada, siis vahetage, kui ei ole midagi vahetada, siis ei saa midagi teha. Just. Selge, ma tegelikult mõtlesin, et me võib-olla ka räägime Ethereumist, aga ma arvan, et kell on nii kaugel, et sellest, kuidas nagu Ethereumi see energiatarve nüüd selle suure lülitumisega ühelt süsteemilt teisele kukkus peaaegu 100%, see on nagu huvitav fenomen. Jah, iseenesest on see, et mina olen ju aastaid rääkinud, kui me selle teemal natukene siin nagu räägime, et see proof of work ehk siis selline kaevanduse põhine asjade tõestamine on nagu iganenud ja see ei saa olla jätkusuutlik, mitte mingil juhul. Praeguses energiakriisi tingimustes ei saa kohe üldse olla jätkusuutlik ja mind paneb veidi imestama, et Bitcoini ja muid selliseid, Bitcoin on kõige suurem siiamaani, eks ole ikkagi, et neid lastakse nagu ilma mingisuguste suuremate sanktsioonidega edasi tegutseda enamus riikides, eks ole, et siin et riik ei ole kuidagi hakanud pitsitama neid väga suuri energiakulutajaid tegelikult. Jah, selles mõttes on see Ethereumi pööre selline eeskuju, et nad suutsid selle, kuidas see metafoor oligi, et mitte liikuva sõitva auto peal mootorit vahetada, vaid ütleme sõitva kosmoseraketi peal vahetada mootorit. Tehniliselt oli see kindlasti väga huvitav ja põnev samm, eks ole, et võib-olla keegi kunagi räägib täpsemalt, kes on tark või sa ise oskad rääkida kunagi, kuidas see käis, aga jah, selles mõttes on see põnev küll, aga üleüldse mina olen kogu aeg arvanud, et nii-öelda selline anarhia, mis selles krüptomaailmas toimub selles mõttes, et üks asi on see, et see on nii-öelda jaotatud teenus, eks ole, et kõik see tõestused on ju meie arvutites, eks ole, põhimõtteliselt, et see ei saa olla jätkusuutlik, ühel hetkel see on nagu torrenti põhimõte, et lõpuks kellel saab koppa ette, ei viitsi enam jagada, siis see võrk kukub kokku, eks ole, või jääb järjest väiksemaks, et tegelikult ikkagi selliste saarte või mingisuguste pisikeste serverite, mille üleolek on garanteeritud olemasolu, peaks olema selle vajalik sellise jätkusuutlikkuse saavutamiseks, et muidu ilus idee, aga see ei saa praktikas väga hästi toimida igavesti, mulle tundub. Jah, ja teine asi on see, et eks praktikas tundub, et graafikakaartide hinnad enam nii üles ei tohiks minna, kuigi eks praegu vist on kõvasti kukkunud juba praegu, jah? Juba on kukkunud juba jah, ettevalmistusena, aga eks leitakse võib-olla ka muid asju, mida kaevandada edasi. Praegu on lihtsalt see, et kui keegi on ostnud endale mõnda krüptoasja 10 aastat tagasi, kui see algas ja kuskil ära kaotanud mõne pulga või ketta, siis otsige see üles ja otsige oma paloorid üles, müüge maha, saate rikkaks.
nii on ja ma arvan, et sellise mõttega võiksime tänasele digisaatele punkti panna. aitäh, et meiega olite ja nädala aja pärast oleme tagasi.